Me üldiselt teame kõik, et hariduse vaatepunktist on Eesti seis maailma kontekstis, ma ütleks isegi väga hea. Eesti õppurite tulemused rahvusvahelistes võrdlusuuringutes on, et PISA või TIMSS on tegelikult suurepärased. Siin tabelis toodud hiljutise OECD Education at Glance andmete põhjal on 3. taseme hariduse omandanud inimeste osakaalu poolest elanikkonnas Eesti Euroopa Liidus liidrite hulgas. Ja just haridusnäitajad hoiavad Eestit kõrgel kohal ka ÜRO inimarengu pingereas. Ma julgeks arvata, et enamik maailma riike unistaksid sellisest hariduspildist, nagu täna Eestis pakkuda on. Ma pööraksin tähelepanu Eesti taga olevatele 2 lisanumbrile, naised 39%, mehed 26%. See on 3. taseme hariduse saavutanud Eesti naiste ja Eesti meeste osakaal, mis paneb ehk mõtlema. Siiski me võime öelda, et meie ühiskond on haritud inimeste ühiskond. Ja see on suur väärtus. Ma julgeks ka väita, et vähemalt formaalsete vabaduse näitajate poolest on meil tegemist vabade inimeste ühiskonnaga. Mul on siin pandud järjestusse, ma usun paljudele tuntud majandusvabaduse ja ajakirjandusvabaduse mõõtjad ja seal on riigid järjestatud kohtade järgi, millisel nad on Euroopa Liidu riikide pingereas. Eesti seis on väga hea. Me ei oska seda või võib-olla ei taipa ka alati seda väärtustada. Me ei oska seda tõsiseks asjaks pidada. Aga kui me vaatame, kuidas kas siis pressivabadus või majandusvabadus mööda maakera pinda on jaotunud, siis selgub, et seda vabadust ei ole seal sugugi mitte liiga palju. Sinine selle pildi peal ja tumesinine selle pildi peal. Nii et ma arvan, et ka see on valdkond, kus vähemalt formaalsete näitajate poolest me võiksime ennast hästi tunda. Ma arvan, et Eesti ühiskond on laias plaanis ka aus ühiskond. Kuigi me siit seestpoolt vaadates näeme igat sorti muresid. Aga kui tulevad väljaspoolt korruptsiooni hindajad, mis on üks, ma arvan, ühiskonna sisemise aususe näitaja, siis nad leiavad, et isegi sellises väga nõudlikus seltskonnas nagu Euroopa Liit. Me oleme esimeses pooles, me oleme tublid. Kui need 3 asja kokku panna, siis kui keegi defineeriks Eestit kui kõrgelt haritud, vabade ja ausate inimeste ühiskonda, siis ma arvan, et ega ta ju väga ei valetagi. Vähemalt on mitmeid vihjeid, mis seda tüüpi mõtlemist toetavad. Ja ma usun, et nii tulekski mõelda ja selle üle ka uhkust tunda. Eriti arvestades juba jutuks olnud meie arvukust ja ka meie omapärast ajalugu, siis see, et me nende oluliste parameetrite poolest oleme maailma parimate hulgas, see on kindlasti saavutus. Ja teiselt poolt, kes ei tahaks elada koos haritud, vabade ja ausate inimestega. Vähemalt teoreetiliselt. Nüüd mõned vihjed, mis osutavad meie mõningatele küsimärkidele. Seda tüüpi võrdlustes paistab Eesti, ja väga erinevates võrdlustes, paistab Eesti millegi pärast silma väga tuntavate ühiskonnasiseste erisustega, erinevustega erinevate rühmade vahel. Ja teiselt poolt paistab silma, et neid erisusi ei märgata ja neist ei tehta välja. Mul on siin vabandust. See on veel siis nagu aususe jaotus mööda maakera pinda.
mida punasem, seda vähem. Ja kui te näete, et siis ütleme, see seltskond, kellega me seal nagu lähedal oleme, on mitte enamuses, aga suhteliselt väärikas. Millegipärast on nii, et need haritud, vabad ja ausad inimesed, nad omavahel peavad hakkama saama või ka iseendaga hakkama saama, siis on muresid oluliselt rohkem. Sellel slaidil on toodud tuntud Gini indeks, mis siis räägib tulude jaotuse võrdsusest, ebavõrdsusest. Ja kui me siia peale vaatame, siis me küll peame järeldama, et selles osas oleme me rohkem Venemaa kui Euroopa. Kui me siia juurde lisame kõik need teadmised, mida me oleme saanud soolise ebavõrdsuse ja võrdsuse osas, mida me teame sallivuse teemal, kõik see temaatika, eestlased ja mitte-eestlased, ja siin jooksvad piirid, siis võiks nagu järeldada, et millegipärast on Eesti ühiskond harjunud sellise sisemise eristumise ja sisemise hierarhiaga, seda peetakse normaalseks ja seda ei panda nagu väga tähele.